hea kuulaja, kui sa soovid meid toetada, siis www.patreon.com/taskurooking. Saad hakata meie Patreoniks erinevate astmetega. Või kui sa soovid osta merchi, särke, mütsi, muusikat, CD-d, vinüülid, kassetid, siis www.tookodarekords.ee ja taskuröökingu kuulajatele on sooduskood taskurööking 20% alla ja täpselt nii ongi. Sa tead, mida tegema peab. Toetage meid, sest tegelikult meil on veits külm siin. Jah, külm on. Ja nüüd hakkas külm. Nüüd ei ole külm. Aie, taskurööking.ee No tervist. Käimas on püha päev, kus ei tohi eriti midagi teha, eriti seda, mis vastumeelt on. Taskurööking ei ole vastumeelt, ma loodan. Muidugi neile võib-olla on, keda sunnitakse ekraani vaatama, vaata. Pantvangis või kuskil vangi võetud, siis on silmalaod on traatidega üles tõmmatud ja siis ta peab vaatama. Aga ma arvan, et nii ei ole, et kõik on vabast tahtest. Tšau! Tere hommikust, päevast, õhtust, mis iganes. Meie oleme siin stuudios. Ja. Pealik Mäki. Ja. Ja mina on Jopska. Back in the studio. Ja, back in business. Mis meil on siin 300 mingi 10 või midagi või? Midagi sihukest 12 või 11. Jah, et kurat akna taga hangesid pole. Jah. On kaka kevade aeg. Kaka ja kevad. Kaka ja kevad ja ütleme niimoodi, et ega seda kakat ikka on. Sa märkad seda, jah? Ma märkan seda isegi autoroolist. Alustas enda autoga. Põdra sitta maante ääres lihtsalt. No nii palju ma ei ole näinud, aga ma suurte koerte suuri saavutusi on just nimelt sihukeste nagu mingite liiklusmärkide ja postide mingi ääristuste. Ei, ma olen ise ka täheldanud. Mõni on vaata, et päris sihuke kõva tulemus on. Ja, annabki sihukese hobuse dimensioonid juba välja. Põdra annaks välja. Põder oli jah. Et jääb veel kurat ohutuledega tee äärt seisma tee pilti, vaata. Et nii suur saavutus. Selles suhtes on nendele, kellel meeldib aardeid otsida, on see sulamisaeg on muidugi põnev aeg. Mida kõike sealt välja ei tule. Kust laibad, kust asjad, mingid asjad. Asitõendid. Muud asitõendid. Ja tere ka minu poolt. Ma ei ole vist öelnud sihukest ametlikku tere. Ma noogutasin siin ja paar minutit. Ma ei anna võimalust, vaata. Einot meil ei ole. Ei no, igas podcastis peab ikkagi korra mingi kaka jutt läbi käima. Ma olen täheldanud. Kaka ja kärakas on meil. Meil on jah käraka. Sest et kärakas on ka kaka ja... Pole ammu rääkinud kärakast. No täna võime teha väikse. Pole ammu mingit kokkupuudet on ju midagi, kust head ei ole märganud. Mul siin üks hiljaaegu tegelikult üks sündmus oli seoses kärakaga. No. Lihtsalt mööda minnes mul olin ilusate mõtetega omaette ja siis lennati sisse, et kuule, jäägermeistrit ei tahagi või? Siis mul käis siuke nagu vikatiga, hingestaks nagu vikatiga löödud niimoodi. Et... Oota, sinu otsus? No üks asi, midagi nii kindlat ma vist ei ole nagu tundnud, kui seda eid öeldes sinna. Kindel ei, et... Aga kus see juhtus sinuga? Mis Eestimaa otsas? See oli siin Pärnus ikka. Et vanasti oli mul aga nagu... kellaaeg, ma lihtsalt küsin detaile. Ma tahaks seda... See oli reede õhtu ja kell oli nagu 9:10 või 8. Okei, no prime time. Ütleme... Hakkas lähenema prime time'ile tegelikult. Ütleme see jäägermeistrite väljatuleku aeg. Kõver oli tõusu peal. No ikkagi Ülespoole? Jah, mitte mingisugused Sakala kõrgustikud, vaid ikkagi nagu päris asjad. Mount Everest. Jah, et
et Jägermeister jah, et läks ei, aga okei, ei küll, aga tavaliselt ikkagi Jägermeistri eestkõnelejad ei võta seda lihtsalt eina. Väga vähestega saab ühekordse nagu vastusega hakkama, et tavaliselt mingi 5, 6, 7 võib ka rohkem olla. Võib ka kakluseks minna. Võib. Sa ei austa mind. Ja nii edasi. Oota, aga mitu korraga sa läbi said? No kuna ma olen nii konkreetne, kindla eib ja eiga lendasin peale, siis ega sealt tuli mingid mõminad tuli ainult, aga see oli siuke sumbuv mõmin. Okei. Ja kaugenev? Ta oli nagu, minuga ei olnud enam mõtet, ma olin nagu see kuivik või kuidas mõttetu kuivik, midagi viga tal, vaata. Ja mul on midagi viga ka, ega ma seda ka ei eita. Aga see, vaata, Gerd Kross on ikkagi siuke pundi, see on seal, tõmbab Kevini staatuse pealt, tõmbavad särgid maha ja kas kaklevad või kallistavad, liibuvad niimoodi nagu, Ma olen kuulnud vahepeal, et mingi kainus trendib vahepeal ka. Et kui mingi hetk said ikka sõimata, ma pole kaua kuskil käinud niimoodi kaine peaga, aga et mis sa ei joo, vaata. Aga nüüd oled peaga sa käid siis? Nüüd nagu cool. Mis peaga sa muidu käid sinna pidul? Siis pole ammu kaine peaga peol. Pole üldse käinud, selles suht pole ühegi peata täiesti käinud. Et sa lihtsalt ei olegi käinud? No ei ole sattunud vist eriti. Aga et enam niimoodi ei pea piinlikkust tundma, et ei joogi või? No, isegi kui on mingid interaktsioonid olnud, siis ei, ma nagu lähenen, et see on rebel thing asi, mida teha, mitte juua. Aga see, et kuule, mis asja, kuule, seda nagu on vähemaks jäänud ajas. Minu lemmik on see. Juba on ebameeldiv. Noh, see on... Ja on ka selline, ma ei hakka seda näitama sulle, aga... Pana ja see, jah. On. Staadium Kevin. No Kevin ja kompanii. Et ja kui suures ütleme see pakkuja, kui ta ei olnud juba, siis ta oli teel sinna poole. Et jah. Mul viimane kokkupuude kärakaga oli see, kui ma kodus viisin kappi ära, mis ma ükskord rääkisin, tegin extreme makeoverit kodus, on ju. Ja seal ühes kapis oli täiega kärakat, kallasin kraanikausist alla. Oi, selle võib-olla peame välja lõikama. Midagi võib-olla jäi, midagi tervet jäi kuskile. Ma ei tea, aga mingid asjad kallasin välja. Sellest võidaks kallal tulla teatud ringkondades. See oli vana kärakas seal ka. Halvaks läinud, jah? Ei, ma ei usu, käraka lõhn oli ikka juures siuke. Üks oli konkreetne, mida ma mäletan, oli mingi Slovivitše või mingi siuke, mingi Tšehhi või kuskilt sealt kandis ploomi mingi kärakas. See lõhnag. Kohe need näärmed hakkasid kohe tööle, kui luusutasid. Jah, nii taha, jah. Kõik kärakas ei tee sellist efekti, aga see on nagu eriti jälk see lõhn minu arust. Viin nuusutad lihtsalt kärakas ja siuke vabatahtlikult kurat kärakat nuusutama küll ei läheks või jooma veel vähem. Ja no, jah. Et selles suhtes ma olen ikka nagu, ma ise enam ei panegi tähele, mul ei ole sellega nagu probleeme, aga ikkagi mingid ringkonnad, mingid sektorid ikkagi hakkavad võbisema, kui kell hakkab 10 saama. Vahet pole kummad pidi siis. Hakkab mingi putt hakkab mingisugune närvitsemine, et kas ikka jõuan mingi tüüd nagu, aga mul ei ole seda probleemi, tunnen nagu laadnalt, vaata, ma selle koha pealt ei ole selle kella orina. Ei, mul oleks kindlasti mingid situatsioonid, kus võiks panna nagu kärakat, aga ma ei satu nendesse ja ma ei satuta nendesse. No mina tavaliselt satun siis kõige, muidugi satun väga harva, aga siis kui satun, siis on täiesti suvalisel ajal mingi suvaline hetk. Kui lihtsalt kõik on nagu klapib ja kõik on nagu kuidagi pidigi peab nii minema. On sul mingisugune näide? Mul on möögitsega naabrimees.
lihtsalt mingisugune neljapäeva õhtu peale tööd tuleme nagu koju, istume seal hoovikul, järgmine hetk on meil Sampus ja Vana-Tallinna see kuradi liköör. Ja tõmbasime need sisse, siis käisime veel elektritõuksidega täis peaga sinna Selverisse kuskile. Juurde kärakat toomas. Tõime veel kuradi juurde. Ja siis oli minu poolt hakkas okseralli varsti. Tegelikult. Ja et ega seal pikka pidu polnud. Meil on muidugi alati ka need joogid kuidagi väga valed kogu aeg olnud nagu, või ei oska pidutseda, aga et kui laupäeval on mingi plaadimäng, siis ega me hakkasime ikkagi juba nagu reedel hakkasime ikkagi pihta, et laupäeval, kui see põhiasi oli see täiega läbi vaata või rant olid juba. Ja tegelikult seda põhiasja on kõige parem nautida jällegi tõusva selle hiti pealt, mitte alla tuleva, siis sul et see on mingid riismete peal seal olgu see hitt milline tahes. Jah, peatäis olgu milline tahes, aga peatäis on hea üldine sõna. Ja, aga esimesel õhtal ikkagi või õigel õhtal peaks see kõik olema. Muidugi kui pühapäeval mingi pidu on, siis ma ei tea, nendel ma juba eos ütleks igaks juhuks ei. Mängid pühapäeval seda varahommikust setti 6-7 Srantsi ja reedest oled oodanud. Lihtsalt oled katki juba veits. Sikid on sees, vaata. Sätid hullud seda setti seal, hullud 1000 korda sätid seal, vaata, ootad oma aega. Pole aegriski, jah. Ja, vot, ja mis see teine teema oli, meil oli see kärakas ja mis see teine teema oli, mis see põhiteema oli? Kaka, sellest rääkis ära juba. Kakast me rääkisime. Räägitud nii tšekk tehtud. Kärakas tuleb ju vahepeal ja läheb need jutud, need on ühed lustlikumad olnud siin. Jah, et seal ma nagu ei käi eriti riski, jah. Okei, aga kärakalettidele juures ma mõtlen. Ja ma tahtsin sulle teisel teemal õnne soovida ka muidu. Parima aasta raadio tiitli saanud raadios oled saatejuht. Aitäh või aitäh sulle. Palju õnne. Palju õnne ka sulle, olles peegel nagu, et see on tore. Küsisingi praegu seda, et mulle ka keegi ütleks. Palju õnne sulle aitäh. Ei, tegelikult puhul. Tegelikult ma tahtsin sult küsida seda, et kas sa tunned ise, et sa oled andnud sinna panuse? Muidugi. Et sinu panus on ka seal, et sa tunned seda ise ära seal, seda Muidugist. Uhkust ja mis iganes seal veel on. Muidugist tunnen. Tunned? Jaa, sellepärast, et me ikkagi sisenesime sinna perekonda ikkagi siis, kui veel suht kartulikastide otsas seda asja aeti. Ma arvan, et see kartulikasti natuke liiga jõhker või? Ei, ma arvan, et see on siiamaani. Okei. Ja siis jään see, jah? Ma arvan, see on etapilt on ikkagi kartulikastide pealne, aga entukad täis, vaata. Aga juba muudatussid on ikkagi tegelikult juba märgilised olnud, et mis nad on juba ära teinud. Timmimine käib. Et selles suhtes, et aga ma mõtlen just nagu ütleme, raadio koha pealt on ikkagi nagu toores, vaata seal seda. Ma on nõus, et ta pole valmis. Ja, just. Aga et oleme saanud seda oma suunaga panustada juba kohe nagu algusetapis, et see kujundamise, ütleme selle suuna selle asja juures, et me ei sisenenud nagu mingisse valmis asja, et kus on kõik juba nagu teada, et mis on, mida vaja ja kuidas vaja ja nii edasi, et me saame koos seal areneda, vaata, et ja ei, see on tore, on tõesti seal seda saadet teha sinna raadiosse ja täpselt tunned, et oled seal veitselt ehitanud, aga nad olid ju, see raadio, tähendab legendaarne raadio oli nomineeritud ka aasta varem, siis nad olid selle samas aasta raadiojaam. Olid seal ka nominendid, siis nad ei võitnud seda, aga siis oligi see, et nad olid just teinud selle raadio. Ja. Seal mingisugust sellist regulaarset sisu oli palju vähem kui praegu. Ja juba siis olid nad nomineeritud, et
et see vist nagu näitab midagi, et see raadioskeenes ei toimu mingisuguseid ägedaid suuri muudatusi. Noh, Eesti väike kahvist on ja mingi hetk tuli Rock FM tegi suurelt, lendas raadioskeenesse, jalg ees sisse, vaata. Nüüd nad on siuke legit raadioraam on ja tavaline, neil on mingi päevaprogramm ja hommikuprogramm. Panevad terve aja ikka vist on ära täidetud, jah, asjadega. Ja samamoodi niši muusika, no mingisuguse niši musa raadio, et räpi niš on isegi tegelikult praegusel ajal vist nagu palju suurem isegi kui rock. No rockil on ajalugu pikemalt, kauem. No ütleme. Aga räpp on populaarsem praegu ja... No vaata, mõlemad on... Vaata, rockil on nagu see, et varem said võrsed hakata, suupgendred on ju tekkima, et nüüd on räpil vaata tekkinud kõik need kuradi fongid, räpid ja blabla. Ja räpi või see hip-hop skeene on nagu hädas sellega, et vahepeal tuleb mingid spetsialistid, artistid räägivad, et nad toovad ka rocki näiteks eristust oleks vaja, ja siin on nii erinevad maailmad koos, vaata, erinevad taotlused. Keegi jälle, et milleks on ja, et see hip-hop on selle koha pealt nii toores alles, ei ole nagu selgeks tehtud, et mis ta siis... Et kuidas see on, erinevalt arvatakse, et see dialoog on alles nii toores. Ütleme, et rockil ka tegelikult ega ei ole ju tegelikult. Aga need alamžanrid, kuidas seal on nagu... Nojah, punk on ju punkarid, Blackimehed, et nad on, see stiil on selles suhtes nagu, jah, ta on täiskasvanuks saanud, et ta on nagu oma vormi võtnud ja nüüd ta lihtsalt siis see vorm areneb veel peenhäälestusega edasi, on ju, et aga räpil ja vaata, jah, ma mõistan, mis sa räägid, et aga no natuke tegelikult on ka ikkagi, aga ta ei ole nagu jah, need piirid ei ole nagu niimoodi tugevdatud. Aga minu varasem lemmikraadio, Vikerraadiol tegin pähe. Mul on hea meel. Tegin Vikerraadiol ära, kuule, respekte. Ja siia otsa mul on, ega Raadio 2 ka midagi ei saanud või? Ei no üks sai ainult, ma ei tea, kas Vikerraadio oli küll seal, ma rohkem ei mäleta, kes seal nominationis olid veel. No siis ma saan ainult ühte öelda Raadio 2-le. Ise olite süüdi, et lahti lasite. Nüüd on tavalist eestlast, normaalset eestlast teha, et parastada siin. Ja. Lasid lahti, ma saan aru, et sa olid seal palgatööline. Ma olin palgatööline ja ma sain seal palka, mille pealt ma maksu maksin ja nii edasi. No loodame. Ja. Et ümbrikutes midagi viidi, sain mina oma mälupulkadega, millel ma olin ennem 30 eurose hinna sildi külge pandud ja lugude hind oli selline. Ja tasu sain vähem. Vaata, kaua te nüüd seal raadios ei ole teinud seda still out'i? Ma ei tea, ma ei mäleta. Paar aastat, 3-4, ikka. 2-3-4. 2-3 vist on see. See oli see õhtuse vööndi, kui see läks teleeti, on ja? No ütleb niimoodi, et seal said kõik hingareski. Mingit struktuuri muudeti seal ühesõnaga, mingisugune värk oli. Okei, aga... Kui koondamiste laine üle käis. Aga... No jah, okei, las see jääb. Tahad kakast uuesti rääkida natukene? Legendaarne raadio, et sinna tuleb kogu aeg asju juurde ja asju toimub seal. Ma olen kuulanud, et Mai Aino on täitsa uudiseid lugemas seal. Jaa. Täna tal seal on ju Krutskiga ilmateade. Kurat, ma ennem näetsin meelde, mis see oli, aga tänane, aga nüüd juba olen meelest. Mai on igamine kabe tšik ka. Jah, loeb ilmateadet ja uudiseid ka. Ja mulle meeldib see, et nad on sporti asja on sisenenud nagu, et see on see siuke sport ja muusika, need nagu sobivad kokku küll. Et siuke poliitika ja muusika ja seal läheb juba nagu kahtlaseks.
aga noh, mida ma siit Avarest tean? Okei, mul on väga hea meel on olla koos sinuga seal meeskonnas. Oota, kes meil on ju Kousi, räppar, poliitik, mis veel? Millest me räägime praegu? Räppar, poliitikud, Kousi. Punkt. On või? Punkt? Ma ei tea. Mul ei meenu ka vist. Siis peab tegema... Need on võib-olla niimoodi siuksed... Ma üritasin seost leida Räpi raadiosse väikse poliitika debati saate. Siis Kousi peab üksi seal riffima. Rändib seal lihtsalt. No eks me kõik ole väikest viisi poliitikud. No jaa, aga kurat... No jah, sa oled endine, kandideerisid kunagi. Ma kandideerisin, jah. Sa ei lähe arvesse, sa pead ikka aktiivne poliitika olema, et seal raadiosse minna saadet tegema. Et jah, sind ei saa. Ma ei taha ka. Ma rohkem bändimees. See poliitika on üles ehitatud ainult vastandumisele ja konfliktile. Ei, ma just mõtlesin legendaarse raadioeetrisse ühte räpparid poliitikas. No aga seal hakkab kohe ju pannakse see nagu see mingi skandaal siin pannakse kinni see raadio kohe, kui me seal mingi poliitikat hakkame ajama, kurat. Ma ei tea, mis radikaale me sinna saadame, las rändivad. No ikkagi ju neid saateid on igal pool. Või neid spordialasid kohe ju likvideerima. Ja kurat, ma pean natukene parandama oma seisukohta. No ma ei tea, kas päris, aga ma pean ütlema, et paraolümpia on praegu käimas või on isegi läbi, ma ei tea. Ta oli küll siin mingi asi. On ja. Ja ma ei tea, nägin seda, mis on kurling ja oli kurling. Kurling. Ja ma ei tea, mis ratastooli kurling äkki on selle nimi ühest. Nad olid ratastoolidega seal. Ja neil palju normaalsem. See harjaga nühkimine on skipitud, ei toimu. Ja vanad rahulikud tooli pealt siukse mingi kaikaga lükkad seal. Nagu piljard, siuke suur piljard. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja nad tegid selle mängu nagu korda. Nagu paremaks. Oota, aga ratastooliga nad seal jää peal kuidagi ei sõida või? Ta on ratastooliga seal jää peal, keegi hoiab tagant kinni lükkamise hetkel, et ta vist ära ei libise. Paneb sellel sükene pikkab seda ja siis see läheb. Ja seal seda mingit värki pole, lihtsalt kuhu läheb ja läheb. Nagu süke petangi moodi, vaata. Rohkem. Suure tõenäosusega... Ja see läks nagu palju normaalsemaks see mäng. Selliseks mõtlikumaks ja selline vehkimine ja jära süke. Sarti ka isegi natuke võib-olla tekki. Mulle ta kohe nagu siukene piljardi või selle snuukri, see on siuke intelligentne või riided on sellist. Tuli kohe sealt, et see lõi vaatas seal selline, et see harjaga nühkimine, vaata, see tuleb kohe tuimalt peale ja... No see hari võtab kogu selle, et mis see on siis, vaata. Jah. Minul selle jutu käigus ma teeksin võib-olla Rockile täitsa ettepaneku uueks olümpialaks, mis on nagu võistkondlik ja mis minust on väga-väga sarti tekitab. Lumesõda. See on tõesti. 2 meeskonda ja või nagu kuradi jääokigi. Lumesõda. See on tõesti... Kindlused ja möllud ja värgid ehitad aja peale kõigepealt on siuke, sul mingi... A pihta saad siis väljas või? Siis on meeskond, siis on jah, ja võidab nagu, kes siis teise kindluse ära vallutab. Ma arvan, et selle idee peab neile kähku ette kandma. Selle peaks juba järgmisse kavas 4 aasta pärast peaks olema juba. Peaks portfelliga nendeni toimetama selle. Jah. Et äkki läbi legendaarne raadio ajama, vaata. Nii et teeme ära risk. Või siis mingisugune sünkroon lummehüpe, vaata. Lumesõda, Lumesõda on ikka... Ma arvan, et nagu proovime selle ühe ajada heaks, üliheaks. Ja paraolümpia. Meil nagu nii paljudele spordialadele raha ei jätku. Ei jätku ja sinna tegelikult ei tohiks eriti palju
minna nii palju kui ainult esmaabi. No kehval talvel lume see tootmine. No need pallide jaoks, et teevad suusaradu, vaata, et küll need pallid ka saab ikka. Suusatajate peal saab hästi liikuvat märklauda harjutada. Täpselt, saab seal kokku hoida, ei ole vaja eraldi mingid laskid. Ja kui nad kiiremini sõitma ka hakkavad, mida jäisemaks pallid lähevad. Mida nagu valusam on, seda kiiremaks nad lähevad ja seda paremad tulemused on igal pool. Seda täpsemad on nad ju lumesõjas, sest et liiguvad ju kiiremini suusatajad ja suusatajad liiguvad tänu sellel kiiremini, et nad ei surma saada see lumesõja. Kurat, kus kaks asja praegu ühe hooviga. Jah. Samas saaks selle meeskonna alaks võtta, et käibki, et suusatamine pluss siis lumesõda, et on mitte need vaheaja punktid, aga seal on siis vastasmeeskond lumesõda ja siis seal pead kiiresti läbi suusatama sealt. Seda saab aretada. Seda saab edasi mõelda. Ja siis tegelikult saab ka ju kollasel lumekunsti võistluseid teha. Saab. Noh, seda ei pea tegema, aga saab. Jah, saab. Et jah. Kurling, jah, võiks olla. Ja meil on ju uus see kuradi tali olümpia kangelane ka ju. Tuli, tõi kartulit tulest välja ja puha. Henri või? Ja see on meil nagu, see on võimas, et meil on. Et tegelikult. Alguse haip oli kõik selle kurlingu peal, ja see oli lihtsalt, läks üle ja Henri lihtsalt tuli ehitas nagu. Seda varem ka juhtunud, mitte küll täpselt niimoodi, aga umbes nii, et eestlastel on mingi komme klammerduda mingi ühe külge. Kõik munad nagu, meie Andrus ja meie Krissu oli, ma mäletan, veel Toomas Uba. Andru ei saa enam uskuda ka ja vaata, on ju. Ei saa. Usume Andrus Veerpalu oli see kampaania, on ju. Ja nii me usume, vaata, selles suhtes, kuna meil ei ole eriti kedagi, kelle üle uhkust tunda rahvusvahelisel areenil, siis me usumegi, kuna kui see ära võtta, siis ei ole meil midagi, vaata. Ja aga võeti ära. Võeti ära ikkagi ja ei olnudki midagi ju. Ei olnudki midagi. Seda emotsiooni, mis mul väiksena nagu, ma ei mäleta neid sõite või midagi, ma mäletan lihtsalt seda emotsiooni kuskil koolis vaadati ja see oli kõva teema lihtsalt. Aga seda tunnet ei võta mul keegi ära enam. Te võite ju Andruse, ma ei tea, vangistaja ei ole olnud, aga lihtsalt süüdi mõista, siis seda tunnete minust ära ei võta. Fuck you! Ei, seda ei saa. Kõik, mis nagu sellel järgis, siis kui nagu oma verd kehas enam ei olnud, teise veri oli see asendatud, siis kurat sealt alates nagu lõppesid. Tegelikult minul ei ole eriti vahet, kas ta nagu vahetas seda verd või ei vahetanud. See on rohkem selline tehniline küsimus. Kes neist ei vahetanud, on ja lihtsalt kes vahele jäi ja trennida pidi ikka tegema, vaevade pidi ikkagi nägema, et see nii ei olnud, et lasid ära ja läksid. Netflixist vaatasid filme ja sõid burgerit, vaata. Ta ikkagi nägi vaeva ja et mingid rockid ja asjad ei tunnista, siis ma ei tea, need on minu jaoks ka kehtetud asutused. Jah. Ise tongis peaga seal võtavad neid proove kindlasti. Usume Andrust siiamaani nagu, ma lähen siiamaani kampaaniaga kaasa. Aeg-ajalt tood esile uuesti, jagad seda, vaata, et sütid teda uuesti. Meil see uskumise, see on meil on see suht hea. Kas oli veel mingid mingid kampaaniaid või? Neid on siin igasugu. Kes on olnud? Tuleta mõni meelde. Ma vaata Andrust ma mäletan. No see on vist nagu see OG, sealt sai alguse äkki. No ma ei mäleta ka. Tema oli tõesti, võib-olla oli. Ikka eriti uskusime ka. Äkki oli isegi ja mingi Andrus Värnik tegi, äkki keegi vahepeal sai ju mingi kriminaalkaristuse minor, siis kuskilt, siis me uskusime teda igal juhul. Värnik vist äkki pani kärakat palju, ma ei tea, kas roolis oli, ma ei mäleta, aga mingi kärakat ting tal oli, aga keegi talt tulemusi ära ei võtnud. Ei võtnud. No.
ta minu arust, kas ta äkki ise müüs maha, äkki ma ei tea, vaata mingi, aga nüüd ta on jälle tagasi minu arust ja paneb pingelt risk vist või? Okei, no oletame, aga ei oli, me uskusime päris paljusid asju, oli mingid lehed olid täitsa siin aktiivsed. Praegu, kurat, ma ei... Peaks tagasi tooma selle. Keda meil oleks praegu? Eesti Nokiaks vaata võib-olla, keda meil uskuda on, meil on, palju on uskuda. Mul tuleb kohe 2 nime. No pane raisk. Usume Kalle Grünthali näiteks. Tal oli mingi kütusekaardi teema. Tal oli väiksed arusaamatused. Tal oli vist midagi veel, äkki mingisugust... ma ei tea, ma ei ole väga sügavale läinud uurimistega. Ei, Kallet ei uskuda küll. Ma ausalt pean nagu tunnistama, et Kalle hakkab mul sinna poliitikute top 3 trügima. Hakkab, jah? Alles nüüd või? No ja ta on ikkagi tulnud sealt tagant, aga nagu Viisitam, nagu sa ei tule nagu nii lähedale, nii kiiresti, vaata. Vaata, selle Viisitamme perioodil oli, esiteks tal olid ise tumenevad prillid, on ja? Tõsi. Et kui tal oli vaja katta momentaanselt oma silmad, ta tõmbas korraks prillid, vaatas lakke, tal oli kuradi päiksekad ees. See on taktikaline mõtlemine. Ja sellel ajal olid veel, üritasid olla poliitikud veel viisakad ja eestlased või inimesed üritasid olla viisakad. Et nägu oli ikkagi nagu positiivne ja kõik olid ja vastus olid ikka samasugused. Aga praegu on lihtsalt siuke toores, siuke madal otsa, siuke Ja see Kalle, ütleme Kalle patud ei olnud nii suured ka, paar paagitäit või ma ei tea. Ja see oli mingi 100-200. Paar sotti, ütleme kordame ei oleks teinud midagi selle raha eest, et no meil on siin neid Nad ei pea ju, mul tuli kohe poliitik meelde, aga... No ma saan öelda Kaja idavedude... Ja usume Kaja. Siis oli ka ju... Usume Kaja ja Siimu. Oli ju pisti see kuradi Kaja toetus. Toetus, pigem seal oli ikka täiega, et nagu fuck Facebookis mingi... Ei, nõuame Kaja tagasi maatulekut on siiamaani... Selle pealt siiamaani sõidavad, nagu nad on natuke... Neil oleks vaja aktuaalsemat teemat, vaata. Mäletage enam see... Kaja on nahui tõmmanud juba keskmiselt püsti. Ei mäletage enam seda Kaja eriti. Ja need, kes nagu selle nurga alt ajavad, natuke nagu hiljaks jäänud ja Kuigi. Ma isegi nagu mälus võiksin öelda, et ma nägin üks millalgi minevikus Usume Andrus Ansipi mingit... Kindel, et see mingi naljaga ei olnud? See võis olla juba naljana toodud, aga... Sest et ta ikka ju arvutite aegadel oli ju businessis nagu. Kui Eesti rikast hulka või noh. Ja, 5 rikkama. Ja, hulka. Ja siis see oli pärast et 5 rikka, nagu seal oli mingi sõnamäng, on ja? Et ütles 5 rikkama, et need ongi, et tead järgmise 5 või mis, kas see ei olnud mingi see nipp või see oli mõnitus juba või? Ma ei tea, ma ei öelnud 5 rikkama, ma ütlesin 5, eesoleva rikkama Ugandast ja nendest mööda. Ma ei tea, mis ta mõttes, aga... Ma mäletan, mingi siuke ängel oli seal. Ta oleks võinud öelda, et 5 rikkama Balti riikide hulgas. Kas 5 rikkama ja 5 rikkaima? Neil on vahe sees. Vaata, seal võis ollagi... Võib-olla see oli mingi nalja asi jällegi, jah? Igal asja mõte on see, et mina usun jätkuvalt. Andrus ajab õigeid asju. Näiteks üks, jällegi saab võtta, ei ole poliitikuga tegemist ka. Usume Liis Lemsalu näiteks. Tal oli väike skandaal. Tal oli nende mõnuainetega väike siukese mingi skandaal ja eriti kui ta vist oli ka laps oli tal. Ei no ma mäletan, et kas mitte pealtnägijas ei käinud rääkimas, et... Ta käis. Siis oli ka usume see leht. Ja et me saame minna edasi. Lehtme. Usume Liisu. Jah, et sealt saab mängida selle peal. Et kas sa usud või ei usu, et... Aga leht oli ka minu arust. Leht? Ja Facebooki leht. Ja.
Kotša, tema toetuseks tehtud. Toetusgrupp oli, minu arust oli seal püsti Facebookis. No Lehtme muidugi ka, jah. Jah, no jah. Sa seal saad uskuda, aga nagu suht mõtet. Suht mõtet uskuda. Et see on väga underground on teda, ma arvan, praegu uskuda. No seal ei ole väga mingi usuga vist. No kui sa ikka usud seal, siis on No siis sa oled tugev usku, jah. Ja su usk on ikka väga tugev. Väga tugev. Et need kristlased otsivad nii tugeva usuga venda. No ta ise kindlasti usub seal esiotsas on. Tema vaata võib top 5 hulgas olla. Keda veel võiks, keda veel uskuda? Keda uskuda. Ma ei tea, võib-olla võtakski see praegu selle, mul ei ole midagi pakkuda tegelikult. No, ma ei tule ka. Nii, et kuradi see looduses ka käinud oled viimasel ajal või? Looduses käinud? Jah. Ei ole. Miks? Metsas nagu, sa mõtled konkreetselt loodusesse läinud eesmärgiga minna loodusesse? Või kuskil siin linnas ka, kuskil pargis või kuskil... No eks neid parke ikka juhtub, jah. Sa vareseid ka oled tegutsemas? Jah, olen. Praegu on kurat lõhuvad niimoodi raisk, et teile pidin päris akna kinni panema. Neil on see praegu see, käib vist see parima oksa valik ja... Ma nägin üks päev neid kõvatasid ühe kõrgemat sorti puu otsas ja kõige tipus, et oli näha, et kõvatamine on praegu käimas. Praegu õiendavad taga. Ja kusjuures me Harriga koos nägime neid ja me nagu hakkasime neid jäljendama, et tegime nalja. Mis sealt varesed teevad. See on ohtlik, nad võivad pundiga rünnata. Ja järelikult me tegime nii mitteusutavalt, et neil oli savi, vaata. Et liiga heaks ei tohi saada. Liiga könnid olite ka võib-olla, lajasid seal oma businessit, vaata. Ega nad mingit fake asja ei usu, vaata. Ei usu, jah. Tegelikult usud ikka, nad selle kuradi kassikulda veavad ikkagi kulla pähe veavad, vaata, saavad tüngare. Ega neil on nõrk koht. On. Nende jaoks plekk on ka vääris metalli. Meie jaoks nii väga ei ole. Jah, millal nad nagu läbi ammustavad selle, et plekki võiks viia hoopis raua kokkuostu, sealt saaks raha, mille eest saaks endale head ja paremat osta. Või oleme meie täiesti valesti aru saanud, arvates, et plekk on täiesti mõttetu, aga kui näiteks plekiga kuidagi midagi teha, muutub ta nagu nii Võib-olla tõesti, jah. Et meie viga on jälle see, et me arvame, et me oleme jõle targad, on ju. Ise jõle hästi teeme kõike. Paremini kui varesed risk. Kuule, oli ju veel teemasid. Ja ma tahtsin sult küsida sellist asja, et sa oled... Võlgu ma tean, et ma võlgu sulle olen. Okei. Ei, see sinu... olen internetis näinud, et oled teinud kõvemat algust sellise... Ma ei tea, kuidas sa ennast ise kutsud. Ma teen videosid. Teed videosi? Jah. Teed kõvasti videosi? Ma teen, mul on loomepuhang tuleb mulle peale. Ja kui ma ei saa nagu seda väljendada, siis ta on nagu natuke nagu kõhuvaluga. Ta nagu jääb mulle nagu mul häda tegema. Ja varem mul oli nagu, ma pidin hakkama lugu tegema või mingit sõnu kirjutama aga sellega on, alati ei ole lihtne sellega niimoodi alustada. Pikem protsess. See on pikem protsess ja nõuab sugust sisseelamist ja nii edasi. Mõnikord ka kaaslast. Ta on tujukam, ütleme nii. Aga siin on loomepuhang, tuleb idee, plaksti kohe kütad sisse selle ja pärast viskad lihtsalt hopsti omavahel kokku ja on valmis, on ju. Et inimesed on see influenceri see sõna on käinud läbi, on ju.
et kas ma olen nüüd influenceriks hakanud. Influencer on sul mingi enda mingi leiutis. Jah, keegi ütles, et või noh. Ka mina, kusjuures ka mina sain kirja, et kuule, et näen, et Joska on siin influenceriks hakanud, et kas tal kõik hästi? See on top kas küsimus. Kas tal tervis korras? Ma asusin kohe kaitsepositsioonile, siis et ei ole ta mingi influencer, et vana lihtsalt on see sisutootja, et ta teeb loominguga tegeleb ja tervis viimati kui nägin oli tegelikult suht okei. Et nii on, kusjuures see on top 3 küsimus alati. Palju sa ise selliseid oled saanud? Ma olen ikka saanud ikka. Neid on ikka, et kas mul ikka kõik on hästi ja et nagu, miks peaks halvasti olema või mis sealt nad välja lugesid siis? Ei, no nad vaatavad, et sul läheb liiga hästi. Ja seda nad võivad vaadata tõesti, et noh, ühesõnaga. Liiga hea ei tohi olla ju. Vanasti, ei tohi. Vanasti oli niimoodi, et tulid signaalid, et kas muga kõik korras, et lähen haige välja näost vaata, et kas mul on mingi surmahaigus või keegi küsis vaata. Et ma ei tea, võib-olla on, aga siiani nagu elan. Aga nüüd on nagu vastupidi vaata, et kas kõik on korras. Kõik on korras. Tunnen ennast väga hästi. Vaata, miks ma neid videosid, ma olen tahtnud tegelikult neid kogu aeg teha. Kus neid näeb? Neid näeb Instagramis. Kuidas leiab? No kuidas ma näen neid videosid? Janno Kekkonen tuleb panna. Janno Kekkonen. Äkki mõni ei tea? Jah, sest ega ma seda mingit, ma ei oska öelda küll mingit aadressi või nagu. Ja kui sul on seal Janno Kekkonen kirjas, siis on. Ma võin üle kontrollida. Ja ta tuleb Facebooki, tuleb ta paralleelselt. Ja koos paned. Ja. Tavai. Et ühesõnaga, ma olen tegelikult neid kogu aeg teha tahtnud, aga mul on siiani olnud kogu aeg nagu see. Janno Kekkonen kokku, jah, ma lihtsalt, et see oleks selge. Kirjutage, siis leiad. Et mul on just olnud, et nüüd mul on teadupärast ATH on ju, ma võtan nüüd rohtusid on ju. Ja nüüd on nagu see tulemus, et ja enda psühholoogiline sisemine abi ka enda aitamine, asjade läbi nagu analüüsimine, rääkimine ja selgeks mõtlemine. Et aga varem ma väga palju kartsin seda, mida arvasin teadvat, mida teised arvavad nagu sellest. Või ühesõnaga, aga kuidas... Praegu mul pohhu, mida teised arvavad sellest asjast, mis ma seal teen. Ma vahepeal, mul on tõesti, et mul on piiride tundmise või see takti tundmisega on natukene nagu Oled sa pidanud midagi juba kustutama või? Nagu enda jaoks, et kurat, ma kustutan ära. Olen endale tsensuuri nipet-näpet peale puistan. Tagant järgi või nagu ei, niimoodi eelnevalt. Teen valmis, lähen tagasi, võtan vahet ära mingi asja või midagi asja muudan natuke ümber. No toimetada tuleb. No selleks oled mul toimetada sina ja mul möögits, kellele ma siis neid näitan ja proua ka, et see on nagu see žürii nii-öelda, kes on siuksed konkreetsed karmid. Proua on siuke leebem vähe, siuke positiivselt läheneb, möögits on väga konkreetne, tema siukest nagu Valdo Jahila stiilis. Ei, Valdo paneb vingelt, nagu olgu see ka ära öeldud. Ei, muidugi. Aga et tema maitse nii-öelda, ta on väga range, jah. Ja sina, ja kolmas on sina. Pead ka mind rangeks, ma ei ole vist range. Sa oled ka konkreetne selles suhtes, jah. Et sa ei ole mulle tegelikult nagu õigel ajal nagu näitanud ka, et ma saaks sulle nagu... Et kui sa saadad mulle vahest, on ja ma olen oma vaibi peal, oma kodus, oma elus on ja siis ei hakka ju seal lahkama, aga et nagu kõrvalt vaata, et siukest eelhinnangut anda vaata ennem ma ei, ja kui sa juba oled ülesse pannud, siis ma võtan seda juba, kui artist on oma teos ära teinud ja vaatan nii-öelda miks seda vaja? Vaatleja rollist. Vaata jääbki teinekord siuke mulje, et ma nagu, et kuule, ma ei tea, kas see on või mis see on. Ja sellel hetkel, kui ma olen selle sulle nagu saatnud, siis tegelikult tuleb mul samal hetkel peale seda kohe endal nagu kindlus, et mis ta siis on. Ja siis ma juba lähen toimetama. Ja jääb, see on nagu see loo tegemine mul üks vaata, et kuhu sa ka sees pidid olema, aga tegelikult jäid välja. Et selle... Mis ta 5 minutit vastab, et mulle pöialt panna lihtsalt, kui ma panen üles ära juba. Kauan pean ootama. Kui kohe ei reageeri, siis mul selle ajaga tuleb selgus.
Ja eks see ole siuke õngitsemine, et kas sa saad nagu õigel vaibil ja õigel ajal kätte teise inimese või noh. No kui mul on ikkagi hädasti vaja mul, siis ma ootan. Okei, aga no räägime siis selle ajaloo läbi sellel asjal või kuidas sa üldse nagu mõtlesid, et võiks neid teha, ma saan aru, see hirm, et sa oled alati tahtnud, aga kuidas siis nüüd või mis klõks ära käis? Tänu rohtudele olen saanud omal seisu niimoodi, et ma saan nüüd endaga lõpuks tegeleda. Ennem oli mul mingi tilla-tölla ja ma ei leidnudki, mul ei olnud aega kogu aeg, häda oli. Nüüd mul on nagu stabiilne, ma saan tegeleda endaga. Ja ma olen nüüd saanud siis ikkagi ennast juhtima ise ja teiste arvamused on, mitte teiste arvamused, vaid minu arvamus, mida teised arvavad, mis on eriti nagu, Aga kas see vigane asi, aga paraku ta nii on kogu aeg olnud. Aga see teiste arvamus, kas see reageerimine oli teistsugune, kui sa arvasid? Või sa ei ma ju ei pannud varem ülesse. Praegu ma ei tea, vaata sellega on, mul on vaatamisi palju, aga reageerimisi väga pole. Aga mul on kogu aeg see nii olnud. Et mul on ka võib-olla siuke vanem, minu vanused juba, nad võib-olla nagu ei jaga neid laike sellepärast, et ma olen väga palju ka saanud õiendada enda vanuste käest. Et mis pöial, mis asi nagu, et see... Kus see käib? Mis asi see on või nagu, see ei ütle midagi ja mingi, nad ei hakka nagu mingit, lihtsalt panema mingit pöialt võib-olla, aga võib-olla on sitt kraam, ega mina ei tea. No pöial on ju hästi laiali valguva tähendusega, ta võib tähendada pitsatit, kui ka seda, et kuule, No ta võibki tähendada, et sitt, aga ürita edasi, aga pane sul pöida sellest, vaata, et sa üritad. Seda võib ka tähendada seda, et aura pöial persse võib ka tähendada, vaata, et tõmba nahku, jah. Et eks sisu näitab seda. Oota, aga räägi siis protsessist, ideest postitutamiseni. Ei no see lihtsalt ühel hetkel mul sai see, oota, ma räägin selle kohe ja siis jäi enne juttu. Ja ühel heal hetkel ma lihtsalt, mul oli idee ja sina oma sotsmeediaga siin seda bändi asja, kõike siin videosid ja asju teed siin ja eks oled nakatanud mind. Okei. Et ma olen tegelikult selle pisiku saanud. No sul on ikka täitsa teistsugune sisu. Mul on sisu on teine, aga selle siukse nagu kõrvalt observeerimise käigus, ja vaadates sinu neid asju, et ma olen selle nagu, et see on lahe või nagu, et see on nagu meeldiv, mitte ebameeldiv. Ja siis ongi nüüd niimoodi, et eks mul ju lihtsalt mingi aja hetk kuskilt visatakse mulle mingi idee nagu, et ega ma väga tulnukate poolt. Jah, või kust looja poolt on ju, et ega ma ei istu maha ja hakka jõledalt analüüsima, et kuidas ma nüüd seda nalja siin ehitama hakkan või seda mingit sketsi või mingit, mul viskab raisk peale ja siis ma realiseerin kuidagi moodi nagu parima selle. Aga kuidas sa need mõtted, ütleme, sul tuleb mõte, kas sa mõtled lõpuni või juba mõnikord lindistad ära ja siis lindistad pärast uuesti või kuidas sul see, et tuleb idee? Mul on tavaliselt, vaata see... Või teed kohe lõpuni? Oleneb, kas on, kui mõnikord tuleb, eriti lühikeste naljade puhul, tulebki konkreetne idee ja ta ongi kohe valmis. Ja kohe ongi olemas nagu, et no see umbes nüüd, see sama, et see... sa matsu jagad või? Ma ei tea, kes jagan, et mingid siuksed asjad, need tulevad kuskilt sealt kõrgemalt. Aga tavaliselt on ka niimoodi, pikemate nende puhul on, et tuleb mingisugune, antakse, on sul pool nagu olemas. Ja siis jääd seal podisema selle poolikuga sinna vaikselt, ta seal ise seal kuidagi seal areneb, kuidagi ta mingid väete ja kuskilt teisest võpsikust tuleb mingisugune teise teema pool
ja siis ongi mõnikord sobivad ideaalselt omavahel kokku jätkuloo, et noh, tulebki sealt kahest üks ilusti kokku, teinekord ei lähe, aga siis tuleb kolmandalt poolt kolmas naine viskab kiva ja tuleb kolmas idee on ju ja siis saab sellest kokku keevitada, noh, teinekord ka vägistan need kokku vaata. Ja kui valmis saad, siis lükkad kohe üles või sul mingi strateegiline upload imine? Mul ei ole strateegilist uploadi, mul on, et ma saaks saan jalust ära ja et saaks uuele ruumi. Oled sa päevas mitu tükki ka teinud? Olen, aga üldiselt ma pean ikkagi piirist, et oht on, et ma olen ikkagi nagu maaniline ja seda nagu on ka natukene tunda, et need, kes on nagu kogu aeg ennast nagu all kuidagi või nagu mingi jebla on olnud hinges ja vaimus ja kui nad lõpuks nüüd mingid saavad abi on ju ja siis järsku on vaja, noh, mul 40 aasta kaupa on ja kõik on vaja nüüd korraga vaata järgi nüüd teha. Maania maandus. Jah, et kõik, mis ütlemata on valesti, olen endas hoidnud või midagi ei ole nagu hästi olnud, kõik on vaja korraga nüüd realiseerida, et ja noh, et ja teine asi on ju jällegi õppimine läbi lusti. Noh, et arendab kõiki asju, mida vaja. Ja mingi pole nagu halb olla põhifookusega musavend, aga oled ka teinud ja näinud sektsioone nagu sellega nii-öelda siis liituvaid siukseid osakondasid. Aga kas sa oled märganud mingid mustrid ka, et millised naljad rohkem toimivad ka või on sul mingisuguseid oled sa mingeid siukseid järeldusi ka teinud juba või? On mingid asjad, mõned naljad lihtsalt on tugevamad. Aga ei ole nagu seos, et miks on või kuidagi, et mis see Science'it ei ole lahti muukinud või? Vaata, nad on ikkagi väga paljuski, ega ma olen saanud võtta, et rohkem peaks olema eelsisu, et inimestes aru palju. Set-up'i. Et inimestes aru, aga ongi need inside, kuna ma teen nagu sõpradele või noh, endale ja sõpradele, et lustida või noh, ühesõnaga see on see, läbi selle ma hoian nendega nagu ka ühendust või noh, ühesõnaga või nagu suhtlen, on ju. Et nad on, peaks olema pikem eellugu, et siis on nagu parem see nalja, aga siis selle tõttu kaoks jällegi see püant või see nagu ära see, mis teda just selle absurdi tekitab või noh, selle nagu selle efekti. Et ma ei mäleta, millest me rääkisime, aga vist midagi ma vastasin millelegi. Püant, mis nali töötab? Jah, et mõni näiteks, noh, see on nagu lugudegagi, näiteks mul siin üks nali on küll, mille ise arvasin, et sitaks jaan. Vist ei ole. Vist ikka ei ole, noh, nende reaktsioonide järgi nagu arvestades. Mõnikord seal ei saa nagu lõpuni järeldusi ka teha. Ei saa. Et võib-olla mõnikord võnda nalja saad timmida ka, vaata. Teed mingi aja pärast uuesti paremini, kui ise arvad, et siin nagu on tegelikult. Saad nagu vähe teise nurgalt, vähe teise kattusega teha nagu. Parandada veits. Et nagu mäletaks kõiki neid taskuröökingu, neid mingeid nalju siin, mis siin nagu läbi käinud on, need kõik nagu ära kuidagi videostada, noh, tegelikult saaks korralikum, ma arvan, mingi selle kokku reiski. Ja ma nagu väga ilusamaks või nagu seda pitse ja mingeid lipse ja neid asju ma selle süsteemil sinna väga lisada ei kavatse. Ikka siuke robustne, toores siuke. Ja. Jah, tuleb sul kogu aeg tuleb neid asju. Vaadake järgi. Võite vaadata, aga omal vastutusel, aga ma sain nüüd, noh, sinult täna sain head nõuannet, et videokvaliteet või nagu ütleme see loogika läheb võib-olla paremaks nüüd. Tegin tehnilist järelevalvet natuke. Ja, see on õige, tuleb teha. Ja. Et need muudatused ei ole nagu, noh, sa ei pea poodi kaamerat ostma minema, vaata. Need on sul käes olemas kohe, väiksed timmid. Jah.
ja nii ta mu siin nagu vaikselt läheb. Okei, on kasutatud siis... Mina ütlen, influencerit ei saa sind nimetada. Ma ei ole influencer. Sa ei influence'i mind midagi tarbima või kuskile poole, et ma saan lihtsalt... Mul agendat ei ole. Mul on... ainuke agenda on, et sa tahad ju ikkagi vaatajad naerma ajada. Ma oletan, et see vist on... See on kuidagi mul sees... Põhiagenda peaks see vist olema. See on ju komöödia mingi. Ongi, ja et see on mul üritangi, aga et eks siin ongi kombo on ju erinevatest minu omadustes, et edevus, kõik see mingisugune loome vajaduses kõhuvalu teema on ju. Et mul on kuidagi eluaeg olnud see mul sees, et mu soov ongi inimest nagu rõõmu pakkuda või nagu naerma neid ajad, et see ma nagu ei pea nagu, ma ei menetle, kui ma seda teen, või see on nagu loomuses või et. Ja kui keegi nagu kellelgi korda läheb ja kellelgi tuju paremaks läheb või midagi parem emotsioon on, siis kurat, ma olen panustanud Eesti kultuuri arengusse läbi selle naeratuse, mis tõstab hetkeks kasvõi elutahet sellel inimesel. See on ju kurat kõik kultuuri edendamine ja rahvuse püsimise ja kõige selle Eesti teema ajamine. Aga sa vaatad ise ka on sul mingid oma lemmikud ka või? Ma ei vaata mitte midagi, telekat vaatan, Hitler siin, Hitler seal. Hitler on su lemmik, jah? Hitler, mul on tähendab ajalugu suhteliselt lemmik, aga kahjuks need ajaloo teleka kanalid ei paku peale Hitleri eriti, midagi. Suht üksluine on see valik, ainult Hitler ja Hitler nagu. Terve aasta hooaeg, see oli mis värvi trussikud Hitler kandis, siuke sari nagu. Need on aetud nii peeneks ära. Neil pole lihtsalt enam käsitleda, siis leiutatakse ime asju seal nagu. Võtke uus kuradi asi, rääkige Stalinist ka natukene nagu või kelleski kolmandast nagu. Brežnevist. Jah, et... Väga huvitavad ajad. Millegipärast on väga oluline just seda Hitlerit sinna ikkagi kütta kogu aeg peale, kuigi varsti hakkab juba nagu imelik, et see nagu Napoleonit kogu aeg tahaks või ma ei tea, mingid Caesarit siiamaani või et kuskil maalt ju uued kuriteod on nüüd peale tulnud juba ju, ma ei tea, 4 aastat vähemalt nagu. Võib-olla isegi toimumas praegu. Mitte võib-olla, vaid kindlasti. Toimuvadki, aga juba sellest, kui algasid need toimumised, on juba piisavalt aastad, et isegi telekasse peaks jõudma suure viivitusega juba uued nagu käsitlused uutest teemadest, vaata. No ja mingid on ju see ka, et mingid riikide arhiivid, mingid dokumendid avanevad mingi X arvu aastate tagant, siis vahepeal tuleb jälle, siin on väiksed detailikesed, võib-olla mõni ikkagi ei avalda ka, kellel on ikkagi, kui on arhiivide üle suurem kontroll. Kui on kompromiteerivad materjalis, neid kindlasti kuhugi ei väljastata, aga uusi killukesi selle eest aeg-ajalt nagu tuleb, jah? Tuleb, jah, kuskilt. Suuri avastusi korraga võib-olla ei tule, et... No Vene ei anna oma arhiive välja, et seal ongi need viimased nii-öelda siuksed tõendid, mis nagu tooks suure tõenäosusega nagu sellise olukorra läbi, mille sa saad avada seda suurt pilti, aga see selleks. Ei, ma kavatsen jätkata seda lustimist senikaua, kui mingi uus asi. Aga sa oled, ma ei tea, suhtud teistmoodi ka sotsiaalmeediasse nüüd või kuidagi on mingi klõks käinud ka või? Ei. Ikka sama? Ma vaatan, mind teleka sellest koolkonnast mind ikkagi välja ei võta. Et ma ikkagi arvutis olles vaatan ka telekat läbi arvutil, et ma ei oskagi käia kuskil, mul on ainult see Facebook, SoundCloud, Instagram. Kuule ära valeta, sa enne võtsid mingi äppi lahti, näiteks siin editin videod, heliefektid panen teises programmis, panen nad kokku. No, see on ju produktsioon, ma ütleksin selle kohta. Aga vaata, nüüd sa avasid väga põneva teema ja ma väga suure vea meelega telefoniproduktsioon. Hakkan nüüd seda arutama. Nii.
monoloogi pidama. Ja nüüd hakkab suhtlema. Nüüd hakkab suhtlema, tegelikult on tavaline monoloog mul on. Et väga tore, et sa panid nad kõik ühte patta. Facebook, Instagram, WhatsApp, iMovie ja GarageBand. Põhjus kõik ühte punti. Et see kõik on nagu sotsmeedia ja värksärk. Kas ma olen sotsmeedias, kui ma teen GarageBandiga lugu? No jah, nüüd sa hakkad norima mu kallal lihtsalt. Ei, see tegelikult on väga huvitav teema. Kas see on scrollimise kategoorias, kui ma teen telefonis olles täpselt sama moodi, aga ma teen lugu? Ja sa tegeledki mingi oma klipi produtseerimisega. Et kas see on samane, mis TikTokis lihtsalt ringi scrollida? Peatult scrollida, ei ole. Ma ikkagi teen, on ju asja teen ikkagi. Ja sul võib seal oskus, või tähendab, sul arenebki seal oskus, vilumus. Just, et seda me nagu ei saa ikkagi sotsmeediaks nimetada ja sealt ka nüüd need äpid, et mida ma nagu kasutan. Ja siis tuleb panna punkt. Lisaks on mul äppe küll ja need on GarageBand, iMovie ja mingisugused kellaga seondud mingid äpid ja mingid. Edits panime ka ennem. Ja panime selle uue tuunisime veits süsteemi. Ja YouTube äpp on ka. Ja see on vajalik. Oskan vaid seda öelda. Aga kuidas sul enda selle influentsimisega on, et sa oled nüüd Mina ikka influentsin täiega või nagu mitte täiega, aga ma ei oska paremini või panen vahest neid biidi tegemisvideosi üles. Vahest on võib-olla natuke tagasoidlik isegi öelda. No jah, regulaarselt on parem sõna. Regulaarselt, nii. Ja ikkagi influentsimise mõttes, et keegi võiks vahest komistada või leida mu biite või mu muusikat üldiselt. Võib-olla jah, millega ma nagu võitlen või nagu ongi see, et mul on ma ei võitle ka või nagu tekitab küsimusi, et paned neid lihtsaid biidi tegemisvideosi üles, et nad ei levi vahepeal täiesti suurele ringile. Et võib-olla tahaks nagu jõuda kaugemale, aga ma ei ole nagu selle sisu timmimisel kah nii palju rõhku pannud. Tead, mis meie probleem on? Mõned asjad on nagu ländinud. Ükskord ma tegin ühe video, kus ma see kodus nagu trying to make beats at home ja siis Anni käis vahepeal karjus mu pealist, lapsed sinna pidin süüa mandariini koorima, mis iganes seal detailid olid, prügi välja viima. See läks, aga selle videoga oli nii, et see oli võib-olla äkki mu kõige populaarsem video, mingi nagu ise tehtud asjadest. Kodustuudio ei olnudki või? Kodustuudio oli natuke undergroundi, see oli nagu, aga see läks nagu välismaale igal hästi nagu see video, et ta oli siuke universaalne nähtus või nii. Läks suurel ringile, aga ma tahtsin selle video seda öelda, et läks suurel ringile palju numbrid, aga nagu selliseid, ütleme, jälgijaid sealt nagu ei tekkinud juurde. Pigem see oli selline, et vaadati ja edasi vaata. Ja tore jah, aga ma ise nagu, see ei ole, et kui inimkes hakkaks jälgima, et nagu ikka nagu põhjuse pärast, et minu muusika või biidid, mis iganes. Sealt seda nagu impacti sealt nagu eriti ei tulnud. Aga mu kodustuudio video oli ka siiski, see on mul nagu nalja koha pealt mul parim välja mõeldud nali selles, et ma ei ole nii produktiivne naljade kirjutaja kui sina, aga see mul tuli ja samamoodi ikka nagu samu võtteid kasutades filmisin kohe ära, mingid asju saaks paremini, panin kohe valmis, panin kohe üles nagu, et ma kasutasin samu seda võtet nagu sina. Ta on nagu kingitus kõrgemalt ja tal on nagu säilivus aeg, et kui ta nagu ei ära ei kasuta seda, siis üldiselt oled ülbitsenud. No vaata seal sotsmeediaga vist on see ka, et kui ma panengi neid lihtsaid biidi tegemise videosi vahepeal regulaarselt tekib ikka mingisuguseid, ütleme, ma olen isegi nagu suhelnud teiste biidimeestega, et tekib selliseid väikseid kontaktoreid ja kellega oled rääkima jäänud, kellega ei ole või nagu mõne vennaga kuidagi, mingid nagu proovid kas või nagu leida kellegagi mingit ühist keelt kuskil või keegi tuleb proovima sinuga. Kurat,
ma ei mäleta, kus ma selle jutuga jõuda tahtsin. Et jah, et see infomüra on vaata nii suur on ja sealt ekraani pealt tuleb hästi palju asju ja siis mingisuguse lihtsakoelise asjaga ei saa vaata, et sa pead, vaata, siin on peab nagu... seda püüdma minema, aga ma nagu nii palju ei mõtle ka sellele, et läheks nüüd esimese 2 sekundiga pead saama ta tähelepanu, et ma nagu, mu muusika on siin, et äkki nagu, et äkki see regulaarsus, järjepidevus võiks siis olla see, mis nagu toimib, sest et seda muusikat kuulatakse küll maailmas on näha. Muidugi hea muusika. Jah, ma mõtlen just nagu mingite boom-bap-ishimat nagu mida ma ise teen põhiliselt biitide näol, mida ma mõtlen. Vaata, siin on nagu mida ma viitsin kõige rohkem teha ja tahan teha ja nii edasi. See taak on meil alati nagu kaasas, et me oleme, vaata, muusika on, ütleme, et elu on ju, või ta on ikkagi suure osa võtab. Ma räägin endast. Ei, ma just mõtlesin selle haiguse peale, et see ei lase vahepeal rahus olla. Ja meie nagu näeme neid asju hoopis teistmoodi, kõike seda tagasisidet, kõiki seda numbrid ja asju, kõike mis sellega kaasas käib. Aga me peame nagu arvestama, et tavainimene, muusika on üks paljudest sellisest mingist meelelahutus, mingist osakesest nende elus. Ja nad kuulavad, neil võib meeldida värki-särki, aga nad ei tule selle pealegi, et kuidagi, et reageeridagi, et see on ju nagu artistile ju väga oluline data, vaata, või ühesõnaga. Ja muidugi ei viitsi ka ja blä. Ja kindlasti ka, et ei meeldi ka paljudele, aga et see sotsmeedia nagu kõik töötab selle vastu, selle artisti, ta niimoodi kuidagi funktsioneerib, et ta lõhub seda artisti tegelikult. No mitte alati. Kui sa lased tal seda teha. Mõned on selle jumala hästi enda kasuks tööle panda ja sa nagu mis iganes, muss peab ikkagi nagu põhiliselt hea olema, ilma selleta tegelikult ei tee midagi ära, et sa võid kõiki saltosi visata. Siis on mingi skeem on siis, kui see... Ja see ei ole nagu, see ei jää. See nagu see, või mis iganes keegi muu teeb, et see vundament peab nagu olema paigas. Jah. Aga seda on rääkinud järjest kõik siin minu eelkäija, Dave Storm, Meelis Meri, kõik nagu Rando, kõik need rääkisid. Ühte reiskit, sa tahad nagu reaalselt nagu läbi lüüa või selles, et pead nagu kohe võtma, ajavad kohe võtma 10-20 aastat vaata või ühesõnaga. Et siin meil siin Eestis vaata siin räpituas ka, tuli üks vana vaata, tegi küttis ilgelt kuradi protestist vaata. Ja pool aastat või palju ta seda tegi. Ja kui selle ajaga nagu ei tund nagu see kõike seda kuulsust ja kõik, et siis on nagu aga pool aastat ei ole musa selles nagu mitte mingisugune aeg, kurat. 2-3 aastat, siis hakkame nagu rääkima üldse mingisugusest asjast tegelikult, Kui sa ei ole varem teinud, vaata kuskil nagu seda muusikat või mis iganes. Mul on üks, ma olen YouTube'i teinud ka mõned videod, mingid biidi jutustamisvideod ja siis ma ühe tegin nüüd mingi aeg tagasi väikse ingliskeelse, kus ma siis sämpeldan vinüüle, ma proovisin mingit asja sinna ka teha. Mõtlesin, et teeks mingi aja tagant, aga tead, ideid ei ole nagu ja mingi generic asjaga ma ei oska minna, tahaks mingi väike story võiks taga olla, ma ei tea, mingisugune naljaga või midagi. Ma võin pärast, ma ei tea, kas sa oled näinud seda videot, võin väidata, et 5 mintsane. Ma ei ole näinud. Aga seal on inglis keeles nagu ma proovisin nagu inglis keeles teha ja nagu minagi intervjuusid või? Ei, ma pärast näitan sulle, ma proovin rääkida ilusti inglis. Mootan huviga. Aga mul ei ole neid ideid, ma ei oska nagu või taha sükest geneerikut teha sinna, et mingi lookene väike võiks taga olla ja ei ole praegu veel seda murdnud nagu läbi, vaata sinna taha. Siin sa jätad ka minu arust natukene arvestamata, et sul on päris palju valdkondi, millega sa tegeled ja sinna on ka ideid vaja. Igale poole sa nagu ei jõua, vaata, sa lihtsalt sa oled ikkagi inimene, vaata, et sa ei jõua igale poole.
nii hull ei ole vist. Tuleb natuke ühest kohast ära võtta, teise suunata ja siis. Ei, no ka raske ongi tuua midagi uut just nimelt nagu arutluse plaanis, et okei, et see lugude analüüsimine, kõik see, kui hästi sa sõnu oskad kasutada, mis lausemeister sa oled, on ju, aga see on ikkagi ju kõik tegelikult olnud ja tehtud ja et aga leidagi mingi uus suund, kuidas väga keeruline ongi, et sa nagu täiesti, et see konse oleks nagu täiesti erinev nagu sellest, ongi väga raske. Aga keegi teeb ära ja siis mõtled, et kurat, nii lihtne ju raisk ja näed ei. Ja tegelikult mul on üks idee veel ühe videoga, aga pole filmimiseni jõudnud, et ma olen nagu selle taga, et see teostamiseni ei ole jõudnud. Mul on nagu kontseptsioon valmis, millega ma võiks minna. Vaata, minu nende enda videode filmisega võib-olla ma jõuan kunagi nii kaugele, et ka minu tehtud pildid või videod sinust või mingist asjast ka lõpuks sobivad nagu et ületavad nagu selle sa teed siiamaani, kui ma olen filminud üks kaader vist on sisse läinud, et ma valesti filmin ühesõnaga valed udune ja kõik ei ole Oota, sa filmid nagu mind, et ma tulen sinu klippi asju ajama või? Sa võid tulla vabalt, hea meelega ma teeksin sinuga. Sa võid mind sisse kirjutada, kui arvad, et ma handlin ära, jah? Vabalt. See kindlasti ma teen seda. Aga ma olen nõus nagu tulema, et ma ütlen seda. Aga ma seda ei mõelnud. Okay, aga ma enam ka ei mäleta, mida ma mõtlesin, sest ma hakkasin nüüd juba ideed hakkasid jooksma, kuidas ma nüüd sinuga videot hakkan tegema ja ma see vana teema. ATH töötabki niimoodi. Teeme väikse kollaabi siis, jah? Teeme igal juhul. Sinu written by you ja ma tulen. Igal juhul reis. Aga ma tahtsin selle asjaga tegelikult kuhugi jõuda, aga ma ei mäleta. Midagi me sotsiaalmeediast rääkisime. Selle sotsiaalmeediaga on nagu kahetised tunded kogu aeg nagu, et ühelt poolt ongi see nagu jõhkralt sõltuvust tekitavaks tehtud on ja aetud. Ja lapsed on eriti nagu arenevad ajud on eriti kaitsetud selle eest. Tegelikult nagu, kui minna nagu TikToki, siis näeb, et tegelikult ega nendel täiskasvanutel ka päris hästi ei ole. Isegi vahepeal vaatad, et nagu need saavad nagu veel kehvemini hakkama sellega, et see sisu, mida nad seal mõnikord teevad, see on nagu kole, et noored võib-olla on nagu jagavad selle koha pealt rohkem. Neil nagu kuidagi handlivad paremini, aga nagu lihtsalt ja siis ise teed nagu ka seda, et siis nagu saagi nagu aru, see on nagu nii, viimase paari aastaga see on nagu nii palju üle võtnud nagu minu arust 3-4 aastat eriti. Ta oli juba varem teema, aga ta on nagu järjest rohkem teema. No, siin ongi. Ja siis ta tahavad ära keelata mingitele noortele ja nüüd sa pead hakkama oma vanust tõestama. No kuidas sa nagu tõestad mingi China kompanile oma vanust, paned ID-kaardi sinna, kas sa tahad panna, liiga palju nagu tekib küsimusi, et see keelamine või nagu piiramine tore mõte, aga nüüd ma pean ju tõestama, et ma olen täiskasvanud ja kellele ma tõestan ja et kas ma seda tõestan või küsite lihtsalt, et are you 18, ma panen yes. Even 30, over 30, no problem, let me in. No see on nagu pornokatesse pead ka ju lihtsalt ausõna peale tegelikult. No pornokatega on veel see, nagu sul tuleb see kuradi hüpik aken ette, paned yes 18 ja kõik maailma porno on sul kohe saada. Aga Facebookis ma pean kasutaja tegema ja nagu stragelit on palju rohkem ja tussi ikka ei näe. Ei näe midagi. Et see on ju tegelikult nagu porni on nagu veel leboma kätte saada. Nagu umbes nagu alko ja narksiga alaealisena. Narksi saad lihtsamalt küsita dokki, vaata. Vot ei tea, ei tea. Kuskil ju oli, et läks mingi bänni alla mingist vanusest sotsiaalmeedia. Ma ei tea, mis järjest siin võtavad siin. Aga kuidas nad kontrollivad seda? Kuidas see toimub?
ma ei kujuta ette. Pigem on siin nagu probleem hüpikaknaga või? Ma ei tea. Pigem on siin minust hoopis probleem see, et lapsevanemad on nii mugavaks näinud, nad absoluutselt oma lapsi ei viitsi enam kasvatada, ei tegele nendega. Ma olen sellega mingil määral nõus aga kui ta on seda hero saanud, ja kui see on nagu nii sõltust tekitav, siis sealt maha nagu tulla, et nagu aidata laps maha sealt pealt. See on ka hardcore nagu. Vaata, see nüüd ongi jälle huvitav, et me oleme jõudnud nagu absurdi, kus mingid narkootikumid on täiesti legaalsed, mis täiega surma... Illegaalsed ütlesid? Ma räägin kärakast praegu. Legaalsed? Jah, kärakast ja suitsust. Jah. Väga okeid asjad, väga hästi müügil igal pool, poed tänu sellele üldse paljuski püsivad. Müügil kauplustes üle Eesti. Jah, täpselt, müügil kauplustes, täpselt. Siis on meil mingisugune ports illegaalseid asju, mis on täiesti õiged, et nad peavadki olema ja nende vastu peab võitlema. Kuid siis on nagu leebemad asjad nendest legaalsetest asjadest, leebemad asjad, mis on illegaalsed. Ja siis tuleb nagu asi, mis nagu täiesti oli ette näha, et häid tulemusi ei too. Imikus saadik lubatud, küta palju tahad, nagu kõik on lubatud. Räägite ekraanidest. Siis kuradi 10 aastat, 15 aastat palju siin nüüd see kuradi internet nagu täiega nagu purskena tuli on ja... Isegi seal peab vist nagu eristama, internet tuli, sotsmeedia tuli, algoritmid tulid, et need on kõik erinevad levelid asjad. Jah, aga nad kõik on nagu üles ehitatud, et su aju oleks aktiivne selle tegevuse osas. Aga see, et need... Jututoas jäi ka sõltuvusse, kui need 90-ndatel, ma mäletan, kui need esimesed... Nii, aga siis oli lihtsalt tahtsid piffidega rääkida ju, come on, taotlus oli see, et nagu... No jah, tegelikult siis sellel ajal tõi rohkem tööriist, jah. Sest, et jah, praegu on ju see, et nad on võetud nendeks, samad illegaalsed droogid on võetud nendeks, mille järgi ehitatakse siis sotsmeediat üles ja kasiinode, slotimasinate süsteemide järgi ka. Kõik on sõltuvusse kiskumise peale üles ehitatud ja nüüd siis järsku avastavad, et ei, nüüd ikka nüüd keelame nagu täiega ära vaata. Et kõigepealt laseme lastel kannatada või nagu need täiega orki kukkuda ja siis lahendame asjad niimoodi, et lihtsalt tõmbame total kuradi keelu peale. Ja minu see keeldu lähtutakse veel valest otsast ka, et need, kes seda laboris valmis keedavad, nendel on nagu see, et nagu seda droogi me võime ju, siin on seadus, selle vastu meil ei ole küll mingisuguseid. Seda me võime teha. Annab minna. Igas telefonis. No problem. Ja pätid jäävad õigeks ja õiged jäävad valeks. Ühesõnaga... Nad ongi kaabakad. Ja nii ta on, et... Ja siis, et nagu ise võtsid, ja hakkasid tarvitama. Paras on, olen lugenud jälle neid kommentaare keegi, et vanasti ajas mind hulk kättesse, et see, mida sa ei tea ju, mis inimese taust on, sa ei tea mitte sittagi. Siis nüüd ma lihtsalt tunnen neil inimestele kaasa, kes seda parasigi, et ise tegid. Ja ise, kes keskis ette. Ja kõige aktuaalsem on see, kus sealt Dubaist ja sealt ära hakkasid inimesed tulema. Ise läksid sinna. See on siuke. Läks kohe lahti hästi palju. Või siis nagu, et ise on see, et seda, kes keskisse võtta ja ise samal ajal võtab mingit kanget, mingit medikamenti. Ei, see ei ole mingit, see mul et ma saaks magada. Ühesõnaga, et ei, läheb rändiks ära vist, ma arvan, peab kinni ära panema, vaata, see läheb juba vanamehed hakkavad karjuma. See kuradi valitsus. Peab mõne sita kommentaari netti kirjutama minema. Peab medikamendi ära võtta. Ja. Ei, ühesõnaga... Hommikul upper, õhtul tovner. Ja päevale siis
päeval ninna midagi. Maitse järgi nagu. Päeval natuke ninna miskit juurde. Natuke soolaks. Ei ole vaja. Ja õhtul alla hooga. Õhtul ma teen põppi. Hommikul võtan rohud ja õhtul teen põppi. Ma mõtlesin lihtsalt ühe hea kodaniku päevakava. Tema õhtu hakkab õlle 4 või 6 pakiga. Või väikse pudeli veiniga. Jah. Et läheb jahumiseks juba ära, jah? Ma ei tea, on sul midagi, tahad sa midagi lisada või? Ma tahtsin tegelikult uut rubriiki teha, aga seda me ei tee see saade, teeme järgmine saade, siis on meil rohkem data. Unustasin ära tegelikult. Meil on uus üllatus, tulemas rubriik väike exclusive värk järgmine kord presenteerime. Seda saaks isegi mõnikord külalisega ka teha, kui meil juhtub keegi külla sattuma. Täiega, me saame võtta arvamusi. Keegi saab mõne normaalse inimese arvamuse ka vahepeal kuulata. Igal juhul aitäh, et olete kannatanud meid ja kui olete siiani kannatanud, siis kannatate edasi ka. On ju? Ja... See kannatus on muidugi positiivne kõik, see on hea kannatamine. Kurat. Lõpuks kurat. Kurat. Tšart, see baas alustaja. Jah, peace. Kuule, tšau.